Kookosvesi nuusatud ninaga, see on täpselt see, mida ma tahtsin juua täna. Nii hullu või? Me oleme siin täna selleks, et proovida erinevaid siis 2025 aasta viraalseid snäkke. Okei. Sa oled ka omamoodi saanud viraalseks sel aastal, ma ütleks, just nagu toiduteemadega. Aston toodab nimelt aktiivselt toiduteemalist sisu konto all Aston köögis. Ma näitan teile, kuidas teha terve nädala liha ette alla 6 euroga. Ta on ka üks sisumaja liikmetest, mille raames elab ta ühe katuse all mitme tuntud sisuloojaga, kellega koos ka erinevat sisu luuakse. Lisaks on ta silma paistnud enda kontodel videosarjaga Teen Eesti kuulsuste lemmiktoitu. No see algas sellega, et kui ma olin mingi 10 aastat vana, siis me vaatasime perega hästi palju Rootsi meisterkokka. Sealt mul hakkas nagu natukene see huvi toidu tegemise vastu tekkima. Nii et kui ma ükskord üksi kodus olin 10-aastaselt, ei olnud meil nagu kodus midagi süüa, meil oli ainult külmkapis muna. Siis ma mõtlesin, et seda ma olen ju nii mitu korda näinud, kui raske see saab olla, aga see tuli nii halb. See tuli kohutav. Ma ei saanud seda ise ära süüagi, see tuli nii halb. Nii et ma võtsin endale ainu eesmärgiks selles vanuses, et mina pean saama heaks söögi tegemises. Plus mu isa ütles, et tüdrukutele meeldib see. Nii et siis see tundus väga loogiline. Lisamotivatsioon, absoluutselt. Kuidas sa sinna jõudsid, et sa täna siis ikkagi vist päris hästi kokkad? Palju asju olen serveerinud perele, mis on täiesti mittesöödavad. Olen lihtsalt palju proovinud YouTube'ist, olen kõik ise ära õppinud ja katsetades ühe sõnaga. Okay. Nii et see on mu kirg, mu suurim hobi. Kui palju sa üldse selliseid snäkke sööd või mingeid valmis asju? Vahepeal on ikka niimoodi, et kui ma ei jaksa süüa teha või mul on kiire, siis lähen poodi ja haaran midagi. Aga neid liiga palju ei söö, ei. No siis mul on rõõm sulle tutvustada täna. Väga tore. Väga tore. Meil on täna ka tierlist, kuhu me hakkame neid snäkke paigutama. Esimene siis nii-öelda kõige parem on Gordon Ramsay tier. Siia peaks siis panema need, mis sinu meelest Gordon Ramsay võiks heaks kiita. Okay. Järgmine on inspiratsioon. Selle all ma mõtlesin seda, et äkki on mõni snäkk, mis sind kuidagi inspireerib, võib-olla ise mõnda retsepti tegema. Keskmine on siis ostaks ka 2026 aastal. Siis läheb natukene kehvemaks, ehk siis kõlbab ainult siis, kui tasuta saab. Ja viimane on siis väga kategooriliselt prügikasti, ehk siis prügikasti, okei. Lähme esimese juurde. Ja. Esimene snäkk on sellised üliviraalsed kommid nagu peelers. Tegu on siis lahti kooritavate kommidega mingis mõttes. I've never seen peelable candy like this. Mis siin koorida on? Ta peaks põhimõtteliselt kuskilt siit nagu otsast lahti tulema. Mis juhtub, kui ma söön terve ära? Sa võid terve ka ära süüa. No ma olen juba tükk aega mässanud ja see nagu üldse ei taha. Sul ei lähe ka paremini. Nope, niimoodi. No see on nagu väga ei toimi nii nagu peaks. Ei, kuule, aga see sisimus on hea. See sisimus on väga hea. See on maitsev. Ma sõin enne koort ka. Koor ei maitse väga millegi järgi. Kuhu sa asetaks ta siin? Funktsionaalsuse ja maitse järgi. Maitse oli täitsa okei, magus. Ma ei tea, kui palju ma neid rohkem sööksin või kas ma neid kunagi üldse ostaks, siis ainult siis, kui tasuta saab, minu jaoks. Järgmine on meil siis selline asi nagu branui. Ta on põhimõtteliselt siis vaarikad. Jah. Paned sügavkülma, ta on šokolaadi sees, on ju, ja siis sügavkülmast lased natukene sulada ja siis on selline nii-öelda tervislikum snäkk. Pigem saanud negatiivset valgust. Rossin selle purgi või paki siis 7 eurot 10 senti. 7 eurot 10 senti? Päris kallis. Ja inimestel põhikommentaarius ongi see, et miks mitte ise teha, et miks nii palju maksta. Võta julgelt proovi, ma proovin ise ka kohe ja peale seda ma spoilin sulle ühe asja veel nende kohta. Vaarikad šokolaadisse. Head on selles mõttes. Ma mõtlen, et mingi suveõhtul neid rõõmsuda natukene, see oleks väga mõnus. Nüüd võib-olla mitte nii tore aspekt nende puhul, eriti nüüd, kui me oleme selle ära söönud. Üks hetk hakkas sotsiaalmeedias väga liiklema see, et inimesed hakkasid vaatama, mis seal sees toimub. Okei. Hakati lahti lõikama, pooleks sammustama ja see pilt ei olnud nii tore paljude puhul. Hier sind meine verschimmelten Himbeeren. Nii, esimene. Ussivaba. Pigem tundub ussivaba. See õudne aspekt on see, et me ei teagi, kas meie nüüd sõime ussi või ämliku. Aga see lisab võib-olla natuke huvi
sellele kogemusele proteiini, juurde siin. on ju. Proteiini, jah. Kuule, ei ole Pigem hullu tundub midagi. ilus, on ju. Jaa. Siis ma arvan, et ainult siis, kui tasuta saab. Jällegi, või kui ma oleks ussi saanud siit sees, siis oleks prügikesti. 100%. 100%. Ei. Ühesõnaga paneme ainult siis, kui tasuta saab. Jah. Ma olen ka vist nõus suga. Mis siis, et ma just ostsin need aga. Järgmine on selline huvitav asi, mis ühendab päris palju viraalseid asju. Vaata, sel aastal olid hästi viraalsed Dubai šokolaad, mingi Angel Hair šokolaad. Aga ma mõtlesin, et see on natuke nagu liiga basic, on ju, et need on juba ära proovitud, kõik teavad. Aga see, mis meil siin on nüüd natukene sarnane, et ta on ka selline täidetud šokolaad. Siin on nüüd seda popping candy't sees, see nii-öelda plaksukomm. Just. Aga siia on nüüd ühendatud ka see labubu fenomen, on ju. Ja siis on ühendatud see nii-öelda mystery box fenomen. Siin on nagu 4 erinevat sisu, mis sa võid saada ja 4 erinevat kuju. Ma lõikan ta siit pooleks esialgu. Ossa. No siin tundub mingi siuke maapähkli või midagi sarnast. Aga see näeb minu arust väga hea välja. Ta on päris siuke satisfying, kui lahti lõigata. Nii, proovime. Okei. See tekstuur on üli nagu huvitav kohe. Tõesti. Esimese asjana. Nüüd ma tunnen väga plaksukommiga. Rikkalik on ta ikka. Nüüd tuleb plaksukomm. Okei, see on päris lahe. See on päris lahe. Ta on nagu siuke experience. Kogu asi pakist välja võtta ja vaadata, milline saad ja siis lahe. Ma vihkan nii igav olla, aga ausalt öeldes ainult siis, kui tasuta saab, ma ise ei ostaks seda. Ma mõtlen natuke niimoodi, ma ise seda ei ostaks. Aga, ütleme niimoodi, kingitusena võib-olla kellegile. Jah, miks mitte? See oleks lahe kingitus, nii et mõeldes selle peale, siis ma arvatavasti paigutaks ta sinna keskele. Ostaks ta ka 2026 aastal. Ja nüüd me tegelikult jõuame ka asjadeni, mis on rohkem olnud Eestis viraalsed. Vaieldamatult, ma arvan, kõige viraalsem asi Eestis sel aastal on siis need erinevad maitsestatud tatlid. On tuttav teema? Absoluutselt, ikka olen. Väga head asjad minu meelest. Ma seda kaneelisaia oma ei olegi siin maitsnud. Ma võtsin ka sellepärast, et see on tõenäoliselt sotsiaalmeedias üks enim kiidetud maitseid. Ja ma tegelikult väga ajasin taga ka jõulumaitseid, mis on neil umbed, aga ma pean ütlema, ma käisin mingi vähemalt 5 poodi läbi ja igal pool olid välja müüdud need. Nii et tundub, et jätkuvalt väga viraalsed. Täna oleme siia kogunenud, et välja selgitada, kas need tatlid on nii head, nagu kõik räägivad. Ma pean ütlema, et ma olen väga imestunud, kui nagu populaarseks need läinud on, sest nagu kontsept on siiski lihtne. Et tattel, mille on nagu ekstra maitsad. Vau. See on hea, on ju? See on väga hea. Ja see on tõesti, ja see maitseb reaalselt nagu kaneelisai. See on vist minu lemmik. Ma pean ütlema, et see läheb tippu. Sellega me lendame. Gordon Ramsay tiirlist minu meelest. Fair. Ma arvan, see ei ole ilma asjata saanud nii palju tähelepanu sel aastal. Absoluutselt. Siin on ka natukene 2 trendi ühendatud. See on, oled sa näinud sotsiaalmeedias sellist asja ise? Nagu see on beebitoit siin või millega tegu on? See on smoothie põhimõtteliselt. Aha. Ja sellega on just viimasel ajal erinevad sisuloojad on hakanud koos tööraames jagama seda aine. Ja nad kuidagi väga kiirelt said pilti, nii et oli mingi periood, kus mul vähemalt terve feed oli täis seda. Minu kindel hommikurutiini osa on juba 2 kuud olnud süüa Nutrinolab ülimaitsvaid püreekesi. Minu lemmik. No see on beebitoit. Cheers. Cheers, jah. Tegelikult nagu üllatavalt seda ebameeldivat matcha maitset ma ei tundnud. Et pigem oli nagu see õunamaitse lõi üle minu arust. Minu arust ka ja ta ei olnud nagu absoluutselt liiga magus, vaid oli natuke hapukas minu meelest, mis oli väga hea, üllatav ausalt öeldes. Nii et võib-olla paneks sinna inspiratsiooni kategooriasse lausa. Isegi sinna jah, et matcha smoothied töötavad.
kellele ei meeldi vahepeal mingi kohuke võtta ja snäkkida. Ma armastan kohukesi. Ühesõnaga ei tea, et ükski kohuke varem Eestis nii viraalseks oleks läinud. Ei, absoluutselt mitte. Noh, kui muidugi on olemas selline kõige uuem jõuluvariant, on ju, siis peab selle ära proovima. Maitseme siis Alma uusi kohukesi. Tead, ma arvan, need on kõik 10-10 lihtsalt. Tõesti oma haipi läheb. Bravo, väga hea. Klassik kohuke lihtsalt, see on super. Mulle meeldib ka, et siit ei käi nagu üle need mingi maitsed, vaata. Et sa ei tunne mingi ülipalju seda kaneeli või mingi... Ma ei tunne kusjuures üldse kaneeli. Aga Jufika maitse on hea ja kohukesena on ta on hea kohuke. Tead, ma ütlen, et ostaks ka 2026 aastal. Kindlasti, jaa. Ja, et see on super nice nagu. Ma tundsin väga, et me peame mingi joogi ka siia vahele panema. Ja tõenäoliselt selle aasta kõige viraalsem jook oli siis coconut matcha cloud jook. Ehk siis põhimõtteliselt lihtsustatult on ta kookosvesi ja siis sinna peale tehakse selline matcha nii-öelda pilvekene. Okay. So obviously I had to see what's going on because everyone is raving about this. Suvel väga paljud Tallinna kohvikud suure hurraaga ütlesid, et meil on nüüd seda matcha cloud jooki. Okay. Ja käisin eile läbi need kõik kohvikud, kes seda ütlesid ja tänaseks mitte kellelgi ei ole see. Mitte kellelgi ei ole alles, ai. Nii et ma arvan, see võib olla väike vihje, et see jook ei ole väga hea. Jah, suur red flag siin. Millest me alustame peame, on see, et mul on siin selline piimavahustaja. Ja siia tuleks nüüd lisada koor. Soovituslikult oli mingi kaerakoor või midagi siukest, mingi taimne. Siis matcha pulber, agaavisiirup ja sool. Jube palju tundub. See tundub täiega palju, ma olen mingi kolmandiku sellest pakis siia pannud. Aga see näeb väga õige välja muideks. Põhimõtteliselt läheb lihtsalt jääkuubikud, kookosvee valame peale ja siis lähebki see sama vaht sinna peale ja segad ja on valmis. Väga hästi. Kas sulle meeldib kookosvesi muidu? Hea küsimus, ma oleks su puhul ka sinna jõudnud. Mulle meeldib väga. Sulle meeldib, jah? Aga enamikule inimestele vist pigem ei meeldi. No minu meelest see maitseb natukene nagu puuks. Nii et seda enam, ma arvan, siit midagi väga meeldivat su jaoks ei tule. Ei. Ta näeb välja nagu mingi siuke, mingi ürdimajonees. Nämma. Kookosvesi nuusatud ninaga. See on täpselt see, mida ma tahtsin juua täna. Okei, segame ise ära, jah? Segame ära, jah. Jep. Aga ei. See mu peas tundus nii esteetiline nagu. Oled sa valmis selle jaoks? Mitte väga. Ma ka ei ole. Ma olen matcha ja kookosvee fänn, on ju. Ja isegi minu jaoks ei tundu nagu üldse kutsuv. Great. Terviseks. Sina proovid enne. Kuule. Jaa. No see maitseb nagu ma oleks võtnud kookospähkli, võtnud ühe suure sõõmu sellest ja siis läinud lakkunud oma muruniidukit kodus. Ta ei ole nii hull, kui ta välja näeb. Ta ei ole kindlasti nii hull, kui ta välja näeb. Ma ausalt öeldes ei tea. Kui keegi mulle pakuks seda, siis ma vist ütleks, et ma soovin kohvi. Pigem jäta enda. Pigem võtan kohvi, jäta endale satki rohkem. Tõenäoliselt on nagu tal oma koht pigem prügikasti. Jah, pigem on. Kuidas sa suhtud vürtsidesse toitu? Ma armastan vürtsikat toitu. Väga-väga meeldib vürtsikas toit. Ütlen, ma üldse ei talu vürtsi. Aga ma arvan, see ei ole tegelikult nii hull. Selle nimi, üliraske on mulle alati meelde jätta seda, on latiao. Ma alguses mõtlesin, et nad on sellised nagu mingid liharibad või lihasnäkid. Tegelikult on põhimõtteliselt tainas, mis on nagu vürtsine. Okei, vürtsine tainas. Tegemist on Hiina siis mingi väga populaarse snäkiga. Proovime. Jaa. Okei, ma juba tunnen, et see on nii vürtsine mu jaoks. See mulle väga meeldib. Meeldib või? Jah, see mulle väga meeldib. Vürts ta on. Ma nüüd seedin, kas ta on liiga palju. Ta on jah päris korralik vürts. Okei, vaata see hitib nagu hiljem. Mulle tunne, ma varsti hakkan seda matcha jooki peale jooma. Siis sa tead, et asi on halb. Kui isegi matcha jooki peab hakkama peale jooma. Ta on ikka väga vürtsine. Ja sa päriselt saad seda nagu süüa nii hea. Minu arust on väga hea. Tead, ma võtan lausa ühe juurde endale.
okei. Ma ausalt ütlen, ta on vist üks vürtsisemaid asju, mis ma saanud olen nagu. Ma armastan vürtsiseid asju, ma armastan Hiina toitu, nii et inspiratsioon minu jaoks. Okay. Minu jaoks inspiratsioon. Aga paneme, sest et sa oled ikkagi spetsialist. Okei. Meil on jäänud viimane ja see on nüüd tõenäoliselt kõige viraalsem. Yes. Ma arvan, et seda sa oled näinud ka omajagu kuskil sotsmeedias. Ikka. Sest et tõesti, seda oli igal pool ja väga ruttu inimesed avastasid, et lisaks sellele, et see on nagu ülivürtsine, siis tegelikult nähti potentsiaali ka kaugemale ja hakati looma enda versioone ja kokkama seda nagu juba nii-öelda täitsa nagu teeks mingit toitu. Jah. Oled sa seda ise varem söönud või? Kusjuures olen ühe sõbra juures. See oli väga-väga ammu ja ma ei mäleta, kuidas ta maitses, aga ta vist oli päris vürtsikas. Is the viral Bulldog ramen hack worth trying? Valmistame sellest siis midagi, mis võiks olla söödav. Proovime midagi head sellest valmistada, jah. Need nuudlid on tegelikult päris hea kvaliteediga kiirnuudlite kohta. Kuna ta on carbonara, siis teeme ta nagu natuke rohkem carbonaraseks ja lisame soola, lisame natukene rohelist sibulat, sest ta on siiski Aasia toit ja ma mõtlesin, roheline sibul peaks hästi minema kaasa. Ja lisame ka laugand maad, ühte chiliõli, mida mina armastan igas Hiina toidus kasutada. Ja siis, et ta tuleks veel kreemisem, lisame ka ühe toore munakollase. Võime visata peekoni sisse. Kuidas sa üldse muidu mingi kiirnuudlitesse suhtud, oled sa mingi kiirnuudlisööja või? Tihti neid ei söö, aga minu meelest kiirnuudlitest saab tegelikult isegi täitsa mingit rooga teha. Et kui sa natukene pimpid neid üles, siis nad on tavaline nuudliroog selles mõttes. Et kiirnuudlid võivad head asjad olla. Aga need 30-sendised nuudlid, mis nagu müüakse, nii neid ma tavaliselt ise ei söö. Teeme nüüd selle kõige fancy'ma asja siia peale. Lükkame ta siia peale. Selle peekoni. Ja kui lihtsalt saab tegelikult teha sihukese asja, No tõesti. Pidi vähe aega, Nüüd on lihtsalt küsimus, kuidas ta maitseb ka. Kui ta millegi järgi maitseb peale chili. Jah, ma juba tean, et minu jaoks on see, et ükskõik kui head on, siis chili käib paratamatult üle. Proovime ära. Ma kardan täiega juba seda. Aga esimene impression on see, et ülimaitsev. Ja nüüd lõpp see chili siis. Aga ta ei ole nii vürtsikas. Minu arust need snäkid, mis me proovisime, olid palju hullemad ikka. Ma kohe ütlen sulle. Ta vaata on see, mis kogub jälle vaikselt. Jah, võib-olla. Aga tead, ta tundub mulle isegi leebem sellisel kujul, kui sa tegid nagu versus see, vaata, et sa teed kodus lihtsalt paned selle vastu. Paned kõik sinna ja siis tuleb palju kontsentreerutum. See võib ka olla see, et meil on lihtsalt maitsemeel nagu tolerants on nüüd juba üles kasvatatud ja ega hea, mõnus on. Seda ma ostaks kindlasti uuesti. Ma nüüd tean ka, et ma saan neid viraalseid nuudleid süüa mingil kujul, ilma et ma hakkaks surema esimese 2 sekundi jooksul. Kuule, aga selle peame ka kuhugi teerelistis paigutama. Kuidas sa hindad seda nii-öelda toorainet, nagu need nuudlid, see nuudlipakk on ju? Tead, ma ütleks, et inspiratsioon. Ta tekitab inspiratsiooni siin. Tõesti, et nagu see on lahe. Carbonara ja nagu aasiapärane nuudel koos. Et see on väga lahe kontsept. Sellest saab nagu ise teha lahedat asja, et inspiratsiooni tekitav. Mis sa nagu kokkuvõtvalt arvad, et kas need viraalsed asjad, mis sotsiaalmeedias lähevad viraalseks, et on see nagu põhjusega? No mingi põhjuseda pärast ta peab ju viraalseks minema. Kas on mingi lahe mõte või ta päriselt maitseb nii hästi? Tavaliselt on muidugi see, et neil on ilgelt suured turundustiimid seal taga, kes teevad seda hästi targalt, manööverdavad läbi sotsiaalmeedia. Enamus asjad siin olid head ja söödavad, et mulle meeldis ja minu arust võiksid kõik minna ja proovida, eriti neid tatleid, need olid head. Väga head. Nõus 100% suga. Ja kuule siia lõppu ka, et mis võib-olla oodata võib sinu sisu poolest, sest et nagu me teame, sind on siin vaikselt üha rohkem näha pildis, on ju, et saad sa natukene paotada ust ka, et kas sinust on sündimas nii-öelda Eesti Gordon Ramsay või millist sisu me sealt oodata võime lähiajal? Ma ise lihtsalt, et öelda, ma ei näe ennast kui kokka, professionaalset kokka. Ma näen ennast kui kodukokka, kellel lihtsalt meeldib süüa teha ja mulle meeldib seda teistega jagada, sest see on asi, mis mulle tekitab nii suurt rõõmu ja ma tahan ka näidata teistele nagu, miks see mulle sellist rõõmu tekitab. Nüüd ma olen ka osa ühest projektist nimega Sisumaja, kus meil on kokku kolinud 6 sisuloojat ja me hakkame nagu koos produtseerima sisu, et Eesti esimene Creator House. Et mind peaks nüüd olema rohkem YouTube'is näha ja TikTokis, eks ma jätkan täpselt sama asja, mida ma praegu teen. Okei, väga äge. Hoiame silma peal ja jääme siis siia maiustama su tehtud rooga.